nõndaks, et nagu siis selles eelmises pooles öeldud, selline alguses aja panustamine praktikanti tegelikult tõenäoliselt tasub ennast kuhjaga ära, et sa saad kiiremini tegelikult teda usaldama hakata. Sest sa oled näinud, kuidas ta päriselt ise teeb. Et ehk siis rõhutan veel kord üle, et kui ta teeb sind jälgides või vahetult nii-öelda sinu järel midagi, et sina teed ette, tema teeb kohe järele, et sellisel juhul ei saa sa kindel olla, et see on tema mälus. Et sa võid ainult siis kindel olla, et miski on tema mälus, kui ta teeb seda nii, et ta meenutabki seda oma mälust ja nüüd siin praegu teeb. Nii et ehk siis see on nagu see... Et kõik need eelnevalt öeldud asjad on siis see põhjus, et miks see praktikandi juhendamine alguses tõenäoliselt ta on aja rohkem, aga hiljem tõenäoliselt magad sa rahulikumalt, kui ta tegutseb omapäi. Aga teine pool on nüüd see, et kuidas olla inimene selle kõige juures, et inimene olla on kõigile hästi raske, eriti õppimise kontekstis, mis eeldab sellist elevandilikku kannatlikkust ja kui me mõnikord mõtleme, et äkki need praktikandid, kes meil on, et kus küll on nende motivatsioon, nad nagu mõnikord ei taha seda tööd teha või tundub, et võib-olla muidu kuidagi pea laiali otsas või mõni neist võib-olla kardab kogu seda situatsiooni, siis me võiksime mõelda ka selle peale, et kuidas käib sellise õpimotivatsiooni hoidmine. Ja hea uudis on see, et motivatsioon hästi-hästi palju sõltub meist, et sellest, kuidas meie oleme. Ja kui seda, see on iseenesest väga keeruline, motivatsiooni hoidmine ei ole lihtne, see ei ole triviaalne kunst, aga need printsiibid iseenesest on universaalsed, ehkki nad on keerulised, on nad väga universaalsed. Kehtivad ka sinu ja sinu töötajate suhetes, kehtivad sinu peresuhetes, kehtivad igal pool. Ja põhimõtteliselt võiks mõelda nii, et kui ma tahan, et see praktikant tões ja vaimus ja innuga tahaks aru saada, tahaks anda endast hästi parima, ei tahaks varjata oma vigu või möödalaskmisi, ei tahaks seanahka vedada, mida nad tegelikult ei taha, aga see juhtub vahel. Et siis oleks meie asi luua selline õhustik, kus me toetame nendes 3 tunnet. Me võiksime öelda tunnet. Neid nimetatakse ka vajadusteks. Neid nimetatakse psühholoogilisteks baasvajadusteks. Ja nende eeldus on see, et sellised muud vajadused on rahuldatud, et ideaalis tal on ka kõht täis, ta on maganud ja ta ei tunne ennast kuidagi muus mõttes kuidagi halvasti kohelduna. Aga nagu me hästi teame, inimesed, kes on väga hästi koheldud sageli, neil on kõik nagu korras, no ei tundu alati ikkagi motiveeritud. Ja siis see, mida me saame toetada, need 3 tunnet on esmajoones on see lugupidamine ja soojus ja selline hoolivus ja seotus, et ehkki ta on sulle võõras inimene, siis antud hetkel sina oled siiski õpetaja tema suhtes ja tal on vaja tunda seda, et nii nagu tema peab tõenäoliselt sinust väga lugu, siis sina pead temast ka. Ja seda saab siis väljendada see peab väljenduma lihtsalt inimeste vahelises suhtlemises, eks ju, et soe lugupidav suhtlemine, respekt üksteise vastu. Et kui me väljendame võib-olla mõtet, et kõik praktikandid on ühed noored udupead või tuulepead või midagi sellist, et kui me nagu eos näiteks juba paneme nad ühte patta kuidagi pisut läbikukkunud inimestega, et siis see näiteks ei väljenda lugupidamist. Et me mõnes mõttes on see sõnum see, et kui me anname nagu palju krediiti justkui sellesse suhtesse, et anname sellise soojuse, hoolivuse, siis õppimine on võimalik. Ja tõsi on see, et see võib olla vahel raske, aga praktikant täiskasvanud inimene, eks ju, et võiks arvata, et see hoiab seda head suhet siis mõlemalt poolt. Teine mõte on see, et praktikant võiks tegelikult pidevalt tunda, et ta saab paremaks, et ta saab hakkama sellega, mida ta teeb ja ta saab ka paremaks. Ehk siis, et see tähendab justkui seda, et kui praktikant teeb midagi, mille puhul tal ei ole arengutunnet, ehk siis tal ei ole seda tunnet, et ma nüüd õppisin midagi, teisiti öelduna, tal on vaja tunnet, et ma enne ei osanud ja nüüd ma oskan, ehk siis ta peab saama teha natukene keerulisi asju kogu aeg. Eks ju, et enne ei osanud ja nüüd sain oskama. Ehk siis mõnes mõttes see tähendab natukene väljakutsuvate ülesannete andmist temale ja see on täpselt see, mida ma selles eelmises blokis kirjeldasin. Aga sellise abi ja toega, et ta saab ikkagi lõpuks nendega hakkama. Ja on täiesti okei, et tal on seal vahepealses faasis pusimist ja
kuidas see nüüd võiks käia ja võib-olla natuke segadus on tegelikult kasulik emotsioon õppimise mõttes, natuke otsimist ja siis see toime tulemine on ju, kas siis natukese toega, natukese suunamisega, natuke koperdamisega, kindlasti pingutusega, et lõpuks see läheb välja, et tal oleks pidevalt see tunne, et jah, et ma võin jääda küll kinni ja hätta ja lõpuks ma saan hakkama ja näed, ma oskan täna midagi, mida eile ei osanud. Ehk siis mõnikord öeldakse, kuidas öelda, selle teadmise vulgaartõlgendus on see, et inimesed vajavad eduelamust, mis ei ole see. Inimesed ei vaja mitte eduelamust, vaid nad vajavad pingutuse järgset välja tulemist. Seda, et ma pärast pingutust ja pusimist oskan. Et sõnas eduelamus, see pingutus tegelikult ju ei väljendu. Ja nagu me kõik teame, siis see tunne on mõnus. See, et ma sain oskama või ma sain aru, see on hea tunne. Et tegelikult mõnes mõttes, kui me seda tunnet pakume, me ka näeme, et osad inimesed ongi tõesti, selles mõttes hakkavad tõesti tahtma uusi väljakutseid. Need jäävad mõnes mõttes nagu sõltuvusse sellest heast tundest, mis järgneb pusimisjärgsele väljatulemisele. Ja kolmas tunne, mis sellel praktikandil võiks olla selleks, et tema motivatsioon õppida püsiks, on justkui see tunne, et ta saab aru, miks ta midagi teeb. Seda võib nimetada ka autonoomia tundeks. Et ta saab aru, miks mingi liigutus on mõtestatud, miks ma pean seda tegema, miks selle suure missiooni ja idee, mida sinu ettevõtte või institutsioon veab, et kuidas sellele aitab kaasa see liigutus, mida mina siin praegu teen. Et need tegevused peaksid olema tema vaatenurgast mõtestatud ja mõtestatud ka mitte ainult selle ettevõtte vaatest, aga ka tema enda vaatest. Ma teen nüüd seda asja, sest siis ma õpin ära mingi suurema protseduuri, näiteks mingisuguse parema oskuse. Et kui ta peab tegema asju, mille puhul ta ei näe nende mõtet, siis see halvab motivatsiooni. Ja vahel on meil nii kiire, et me ütleme, et seda on lihtsalt vaja teha, mul pole aega seletada. Ja mõnes mõttes siin see seletamine või isegi mitte seletamine, vaid see, et me laseme temal meile seletada jälle, et miks midagi on vaja teha või miks mingi asi on mõistlik või mida isegi kas või mingi asi sinus, kui tulevase spetsialistis arendab. Et see arutelu on seda aega väärt. Et see aja maha võtmine, aga kuule, mis sa arvad, miks me seda nii teeme või mis sa arvad, miks neid asju on vaja teha. Et mida see tükk seal tervikus tähendab. Et huvitav on see, et see tunne, et asi on mõtestatud, tekitab ka tunde, et ma ise nii-öelda, et ma teen seda asja suurema vabatahtlikkusega, sest mõni töö võib-olla on tüütu, võib-olla on keerukas, kurnav, võib-olla must ja väsitav. Aga et kui ma olen üsna selgeks mõelnud, miks seda vaja on ja mind on peetud selle teemalise arutelu vääriliseks, siis on mul väga palju lihtsam reguleerida iseennast seda tööd tegema, eks ju. Et ma teen seda võib-olla vähem pika hambaga, võib-olla teen ma seda natuke pühendunumalt, võib-olla ma kuidas seda nüüd ilusti öelda, ei jätta mõnda sammu tegemata, mida võib-olla võiks jätta tegemata, eks ju, aga mis kohe võib-olla välja ei tule. Et mul on see suur idee nagu kogu aeg silma ees, suur pilt, et mõnes mõttes selleks, et teha hästi ühte detaili, on vaja kogu aeg silma ees hoida suurt pilti. Ja seda teab iga ettevõtja väga hästi. Ja kui need detailid hakkavad minema üle nurga töötajal või praktikandil, siis mitte sellepärast, et ta ei saaks selle detailiga hakkama, vaid sellepärast, et ta ei saa hakkama selle suure pildiga. Ja selle suure pildi loomisele, et sinna peame meie selle auru panema, et miks on üldse vaja seda väikest detaili, mis see suur pilt on, kuidas see sinusse puutub, miks on tore, kui sina oled selle suure pildi osa, et miks see sulle võiks oluline olla. Ja võtta, need on jälle sellised mömmerdavad justkui mõttetud arutelud, meil siin aeg on raha, aeg jookseb, hakkame tööle, ärme aruta, aga tegelikult on vaja, et tema peas igat pisikest kivi tõstes oleks vaja aru saada, et miks ta seda teeb ja kuhu see tükk asetub. Nii et sellised 3 psühholoogilist baasvajadust tuginevad siis DC ja Ryani isemääramisteooriale ja nüüd on sinu kord meenutada, mis need olid ja miks need on olulised. Ja kui meil oleks rohkem aega, me räägiks ka sellest, kuidas neid pärssida ja miks see on kohutavalt kahjulik. Ehk siis ma ei soovita neid kunagi pärssida.